kuulete, just nimelt ei kuule mitte midagi, sest et aasta on 2035, kõik uued autod sõidavad elektrijõul ja nende teerajateks on olnud Volkswagen ID3 ja ID4 ning viimseid fossiilkütuseid tarbivaid autosid leitakse vaid arheoloogilistel väljakaevamistöödel. Tere tulemast taas kord kaaselama naismiksuri proovisõidu saatele. Uus ID4 on jagab oma väikese venna ID3-ga sarnast tehnikat, sama platvormi, samu akusid, kuid ta on ID4 on maailma aastaauto 2021 ja temaga saab sõita varieeruvalt 400 kilomeetrit kodus. Ta täislaadides kulub selleks peaaegu 8 tundi, kuskil laadimispunktis, kus sul on head tingimused, peaks saama ta tunni aega täislaaditud, kuid paraku pole need tingimused veel Eestis kaugeltki mitte nii head ja paraku on ka see üsna kallis. Kuid näiteks on tal olemas igasuguseid erinevaid tehnikaid, sa ütled autos olles ID Show Me Stars, sinu üleval avaneb ilus panoraamkatus ja loob sinule ja su kallimale palju romantilisema tunde seal olles. Ja samuti on tal olemas esiklaasi näidik, mis on liitreaalsusega, kuid paraku pole see üldse nii äge kui Mercedesel ja on kohati ka ebaselge. Ja tal on olemas ka suur selline multimeediasüsteem, kuid ka see vajab harjumist ja näiteks aknatõstukeid on tal ainult 2, sest et tagumisi sa pead ise nuputama, kuidas need elektriliselt töötavad, kuid sisu näeb tal muidugi hea välja, kuid mitte päris nii hea kvaliteetne sisu, kui seda on selle Škoda Enyaqi oma ja palju plastikut on ka seal olemas ja 543 liitrit on tal pagasruumis mahtuv veis 1577, kui sa istmed alla klapid ja nelikvjoolisena saab ta ka vedada 1200 kilogrammis haagist. Ning Travel Assistendi puhul on olemas tal palju juhiabisüsteeme, nagu näiteks rajahoidik, distantsi jälgib kiirushoidja, samuti tunneb ära muidugi ka liiklusmärke ja palju muid, kuid samuti ei tööta ka kõige paremini tema puhul, nii et päris paljude asjade põhjal saab kahjuks norida ja tema üldsegi, et tema kätte saada tuleb makstes 40 000 eurot, kuid sportliku versiooni tahtes tuleb maksta juba peaaegu 60 000 eurot ja 0-100 kiirendus on tal küll 8 sekundit ja samuti näeb ta ka üsnagi hea välja ja minu meelest näeb ta üsna paljugi parem välja kui ID3, mis nägi välja kui mingi veider auto kuskilt tuleviku ja mineviku vahepealsest ajast, siis ID4 on ikkagi veidikene maasturlikuma ja veidikene rohkem autolikuma väljanägemisega. Ja samuti suhtleb ta sinuga selliste valgussähvatussignaalide abil, nagu Knight Rideri puhul suhtles KIT oma juhiga. Muidugi ei ole kindlasti intelligentne meenutada sellist vanat 80ndate telesarja, kus bensiini tarbiv auto rääkis juhiga, kuid siin on ikkagi tulevikus käivad asjad üsna samamoodi ja vahe on ainult selles, et kui see Knight Rideri auto rääkis punase valgussäpatustega, siis see ID4 räägib siniste valgussäpatusega, mis näitabki tulevikku ja selle poole pürgimist ja selline ongi Volkswagen ID4. Minu meelest ei ole ikkagi asjad veel päris nii kaugel, et 14 aasta pärast saaksime me sõita kõik elektrijõul, sest et väga palju arenemisruumi on veel ID4 ja väga paljudel elektriautodel, nii et ilusti paljud Passatid saavad diislit edasi kulistada ja paljud Touaregid saavad bensiini edasi mulistada, nii et kõik jätkub ja elektriautodel on veel tubli töö minna, odavamaks minna, paremaks igasuguste süsteemide najal ja ka välimuselt paremaks minna, nii et juhtub veel päris mõndagi huvitavat tulevikus, aga meie kohtume teiega juba nädala pärast uues naismiksuri proovisõidu saates.